sa tahad nüüd mingit trenni tegema hakata ja igal pool on hästi palju sellist infot, et mida nagu võiks teha, et me nüüd siis üritame siis lahti rääkida, mis trennid liigid meil on. Ja pärast seda siis me hakkame andma soovitusi, et millele siis võiks pöörata tähelepanu. Et Elerin, sina siis räägi natuke nende treeningvõimalustest, siis, mis meil hetkel siis turul populaarsemad on. Ja, et turul populaarsed on täpselt need, mis me nagu ka iseenda jaoks populariseerime, aga laias laastus võib jagada need ikkagi sellisteks üldisteks treeningviisideks ala, et meil on siis aeroobne treening, meil on jõutreening ja näiteks siis seesama HIIT kõrge intensiivsusega treening, neid jaotusi kindlasti on nagu palju täpsemaid ja põhjalikumaid, aga täna nii detaili ei lähe. Et räägime nagu nendest kolmest siin lähemalt, sest nende alla nagu väga palju mahub. Ja kui nüüd mõelda tõesti, et kui sa soovid endale mingit liikumisharjumust tekitama hakata, siis kõige esimene asi, mille peale sa võiksid mõelda, ongi see, et mis on sinu eesmärk. Et jah, kui sul on tõesti lihtsalt sa tahad ennast liigutada, siis tõesti ei ole väga vahet, et mida sa nagu valid, vali endale midagi meelepärast, mis sulle tõesti, mida sa naudid, mida sa teedki naudinguga, et sa ei pea ennast sundima. Aga kui sul on juba mingisugused spetsiifilisemad eesmärgid, näiteks sa tahadki näiteks siis rasva põletada, millega tihtipeale kaasneb siis ka kaalulangus. Kaalulangust kui sellist muidugi võib eesmärgiks panna, aga võib-olla tasuks rohkem rõhku panna ikkagi sellele peegelpildile, millega sa nagu rahul oled, siis see kehakaal, see langus võib kohati olla nagu eksitav esiteks siis, kui sul seda kaalulangust nagu tingimata nii palju ei ole vaja, nagu silmnähtavalt, aga soovid oma füüsilist vormi nagu parandada. Et siis võib-olla see kaal võibki jääda samaks või isegi natukene tõusta, aga sul peegelpilt võib sellest hoolimata muutuda oluliselt paremaks. Selles mõttes mõelda nagu see, et kas see kaalulangus tingimata on see, mida sa soovid, sest et kaalulangusega tõesti, tihtipeale me ikkagi soovime lahti saada siis üleliigsest keharasvast ja säilitada siis maksimaalselt ka lihasmassi, ka siis säilitada või seda natukene siis ka juurde tekitada. Hoopis teine nagu vaatenurk on see, kui sa soovid lihasmassi ainult kasvatada, et siis ongi selleks on väga hea kindlasti jõutreening, aga tõesti tasub siis läbi mõelda, et kas sa soovid siis kehakoostist muuta, soovid sa lihaseid kasvatada, soovidki sa näiteks siis kaalu langetada, sa soovid vormi hoida või teed sa seda kõike puhtalt lihtsalt enesetunde jaoks. Et siin me natukene siis Timoga annamegi nõu, et mida siis millal valida. Ja mis on siis ühe või teise nii-öelda treeningstiili nagu eelised. Kui me räägime aeroobsest trennist, mis on siis selline klassikaline jooksmine näiteks, rattasõit, sõudmine ka, siis näiteks väga hea on sellisel aeroobsel treeningul mõju kardiovaskulaarsele nii-öelda süsteemile, ehk siis meie südame-veresoonkond nii-öelda saab toetatud, on heas toonuses, et aeroobne trenn selle jaoks on nagu ülihea. Aga aeroobne trenn üksinda, kui seda siis harrastada, hakkab tahes-tahtnud mingi hetk põletama ka meie lihaseid ja väga tihti me seda ei soovi. Aga nii-öelda omast sellist võib-olla teadmatusest ka paljud inimesed nagu ei oska seda nagu ette näha. Ja siis see peegelpilt võib-olla ikkagi ei ole see, mida nagu oodati. Et sealt jah, kaalulangus võib küll toimuda ja rasvapõletus ka, aga me tahame ikkagi seda lihast ka siis kaotada, et pigem ei. Kui ongi nüüd puhtalt eesmärk ikkagi lihastoonust ja nii-öelda lihaseid siis kasvatada, siis jõutrenn tõesti on selleks väga hea variant, aga siin jääbki võib-olla siis natukene et kui palju siis me ikkagi seda südant ja veresoonkonda nii-öelda ja selle tegevust toetame, et kas jõutrenniga saab seda piisavalt või oleks hea siin ka siis näiteks aeroobset natukene kõrvale teha. Et jah, sinu enda valiku küsimus, aga selline soovitus ka nii-öelda siis uuringute järgi, mis siis toetaks nagu kogu seda meie keha,
olekski võib-olla neid kahte nagu omavahel kombineerida, et nii siis jõutrenni kui aeroobset trenni, et siis on see nagu kasu selline üldisele kehale nagu võib-olla maksimaalne. Muidugi, kui me siin tegeleme ainult lihaste kasvatamise perioodiga, siis tihtipeale seda aeroobset ikkagi ei tehta ja mingil perioodil see kindlasti on ka okei. Aga siis räägiks ka siis sellest kõrge intensiivsusega treeningust, mis on ka meil täna minu arust üsna populaarne ja ütleks, et põhjusega populaarne. Et tegemist on siis sellise treeningmeetodiga, kus sa siis teedki ala näiteks Tabata süsteemis või Tabata meetodil trenni, ehk siis oletame, et sa 30 sekundit teed mingisugust kindlat harjutust, näiteks väljaasteid või kükke oma keha raskusega näiteks ja see võib olla ka tegelikult mingisugune kardioelement, see võib olla ka sõudmine. Et sa teed seda näiteks 30 sekundit ja 10 sekundit puhkad ja 30 sekundit sa teed seda nagu maksimaalsel nagu keha võimsusel. Ja siis selline nagu treeningstiil tõesti on siis just nagu ennast õigustanud ka kalorite põletamise mõttes, et kui me võrdleme näiteks siis ühtlasel tempol jooksmist sellisel, ütleme sellisel pigem keskmisel kiirusel, et sa ei anna endast nagu maksimumi, sa ei tee mingit sprinti versus sa teed, ütleme 30 minutit hiiti, siis see kaloraas, mis sa põletad, on suhteliselt nagu sarnane. Siis siin on nagu sellel hiidil nagu oma eelis, siis teadusuuringute järgi ka, et hiidiga sa sisuliselt 30 minutiga saad nii-öelda sama kaloripõletuse kui 1 tunniga mingisugust siis kardiot tehes. Et just inimestel, kellel ongi võib-olla siis aeg on hästi oluline, siis võib-olla tasuks selle hiidi poole nagu vaadata, et tõesti on sinu aja kokkuhoid ja tulemused siis ka kindlasti tulevad. Ja siis tooksin siin ühe sellise näite, et tehti siis üks selline rattatrenažööril siis üks eksperiment ühe ülikooli poolt, kus siis oligi, et üks grupp inimesi siis sõitis trenažööril 60 minutit mõõduka intensiivsusega ja teine grupp siis tegi seda nii-öelda heat-süsteemis ehk siis 2 minutit vändati rattal siis maksimaalsel intensiivsusel ja 2 minutit siis nii-öelda mõõdukal intensiivsusel. Ja siis see heat nii-öelda meetodit rakendanud grupp, nemad siis põletasid selle 24 tunni jooksul, mida vaadeldi, et ei vaadeldud ainult siis seda treeningu momenti, vaid nagu kogu seda päeva, mil seda treeningut tehti. Ja kulutasid nad siis 160 kalorit rohkem kui need, kes siis tegid ühes tempos kogu aeg mõõdukal kiirusel seda rattatrenni. Nii et kui me sellist treeningstiili, just seda hiiti harrastaksimegi aasta läbi, ütleme pidevalt, siis see võib tuuagi meile näiteks siis antud näite puhul seda rasva järelpõlemist nagu 5 kilogrammi nii-öelda arvelt, ehk siis me kaotaksime 5 kilogrammi rohkem võrreldes nendega, kes teeksid kogu aeg mõõdukalt ühes tempos. Et selles mõttes on see hiit kindlasti hea variant ja tõesti just tema selle nii-öelda treeningjärgse nagu rasvapõletuse koha pealt ka. Et Timo, on sul siin äkki midagi lisada? Ei ole lisada, et ma tahaks nüüd hakata nagu rääkima, lähe natuke inimese sisse, et mis vahel neil on siis või me võrdleme aeroobsed näiteks ja siis niisuguse kõrge intensiivsusega treeningute puhtas. Tahab midagi lisada või ma hakkan peale? Jaa, võid alustada. Et kui me mõtleme nagu aeroobsele tegevuse, siis inimese bioloogia evolutsioon on ka niisugune tegelikult, need ei ole nagu loodud niimoodi pikalt jooksma, et ma praegu räägin nagu aeroobses mõttes, et miks me nagu kaotame lihast ja miks on niimoodi, et siis see aeroobse puhul siis hästi pidevalt kogu aeg käid jooksmas, siis su keha adapteerub. Et see rasvapõletus toimub küll, kuna hingamine on põhimõtteliselt ju enamus rasva põleb läbi hingamise üldse.
et me siis nii-öelda hapnikku ja kaasa nii-öelda hapnikuga siis tänu sellele siis me kogu aeg siis ühe pulsiga jookseme, siis me hakkame põletama rasva, aga see adapteerumine tähendab seda, et me saame millegiks heaks, et me saame heaks jooksjaks ja see bioloogiale see signaal on sellega, et meil on vaja hakata nii-öelda minema hästi ökonoomsele seisundile ainevahetusele ehk su keha hakkab ainevahetust aeglustama. Ja see on nagu selline põhjus, et alguse võtad alla, aga mingi hetk hakkab aeglustama, kuna siis keha adapteerub, ta ei taha ära anda lihtsalt ja selle mõjul siis hakatakse samamoodi ka lihaseid siis sööma. Ehk paljud maratonijooksjad, miks nad on peenikesed, neil on rasvaprotsent väike ja samas nad söövad ka isegi vähem, kui on näiteks kulturismiga, kellel rohkem lihaseid on. Ja see on põhjus ka sellepärast, et kui me treenime lihast, siis see on signaal meie pingutamise, kui me pingutame lihast, treenime, siis on signaal meie närvisüsteemile, et aeg on siis hakata kasvatama lihast, et meie lihased tahavad suuremaks minna. Ja kui lihased lähevad suuremaks, siis hakatakse tootma ka nii-öelda rohkem energiat nende jaoks. Ja kui me räägime üldse energia tootmisest, et kust tuleb meie energia, kus me saame energia, siis me peame minema hästi raku tasandile jälle. Et kui me praegu siin oleme, istume toas, arvutis, me ümber on elektrisüsteem, kus me saame toidet kogu aeg või siis on meile katlamajad, suured katlamajad, mis toidavad siis meie maja, et me saame olla soojas, siis meie inimese kehas on siis katlamajadeks mitokondrid. Need on sellised superorganellid, kellel on oma DNA ja nende eesmärk on toota siis meie eluenergiat ATP-d. ATP-d siis saadakse tänu siis nii-öelda seda energiat tehakse siis tänu selle toidule, mis me sööme või siis oma kehavarule, mis me kehas on kogu aeg. Ja kui me hakkame tegema sellist intensiivset lihastreeningut, siis hakatakse tootma ka rohkem mitokondreid. Ja see on üks hästi suur pluss, kui me mõtleme üldse pikaealisele ja vananemisele, mida rohkem mitokondreid, mida efektiivsemalt mitokondrite energiat meile annavad, seda tervemad olema. Sest kõik haigused, absoluutselt kõik haigused on seotud sellega, et meie energia tootlikkus on miskipärast halvenenud. Ja see on hästi selline tähtis teada, et miks prioritiseerida just lihastreeninguid mõne koha pealt. Mina, kui ma tippsportlane olin, siis küll me jooksime neid metsajookse tohutult. Aga kas see oli ikkagi õige otsus, et igal treeneril on oma arusaam ja ma arvan, et kuidagi see aeroobse põhja ladumine on meil Eestis natuke tippspordis, vähemalt korvpallis, kui mina olin seal sees, et kindlasti muutunud kõik, aga oli kuidagi hästi selline nagu põhjendamatu teaduse poolt. Et see on selline panin kohe mõtlema ka, et kui ma nüüd nagu teen seda hiidtreeningut, et miks ma nagu sellel ajal ei teinud, miks me nagu istusime seal metsas. Et selline, tahtsin midagi lisada selle jutu peale, küsida? Ei, praegu ei soovi. Ja miks see lihaste ehitamine, miks see hea üleüldises mõttes on, kui sina nüüd kuulaja tahad hakata kaalu põletama, keharasva põletama, siis miks sihuke lihastreening oleks hästi efektiivne viis rasva põletada, nimelt siis mida rohkem lihaseid, seda rohkem imetakse liigset veresuhkrut. Me oleme nagu mõlemad oleme rääkinud selle veresuhkru teemal natuke ja glükeemiline koormus, mis on tähtis toitumisel, siis see liigne veresuhkur ja see energia, mis meil liigub kogu aeg, siis kui oleme ülekaalus natuke, siis see energiat tegelikult see märk sellest, et meil on liiga palju. Ja see on vaja nüüd suunama hakata kuskile kiirelt ja
ja esimene fookus, kui sa hakkad lihastele panema, siis liigset veresuhkrut hakatakse sinna viima, et see on sellepärast üks väga tähtsamaid võimalusi, kuidas ennetada ka veresoonkonna haigusi tulevikus, kui sa hakkad prioritiseerima selliseid lihastreeninguid ja eriti vanemas eas, kus need haigused on ju, tulevad järjest lähemale ja lähemale, et oleks aeg just hakatagi stimuleerima oma lihaseid, on siis ükskõik mis hiitharjutusega või oma keharaskusega, et sa peaksid fookuse lükkama sinna. Sest see alandab mida vähem liigset veresuhkrut sul vereringes, seda parem on ka su kolesterooli tasemel ehk sinu kolesterooli tase läheb normi piiresse ja samamoodi seal iga palju muid, et igasugune kognitiivne võimekus, ajuplastilisus kohe tõuseb, sest kõik lihased vajavad mitokondrid ja treening toodab meile juurde, on see südamerakkudele, ajurakkudele, kõik saame sellest kasu ja need mitokondrid aitavadki kogu aeg siis kogu organismil normaalselt funktsioneerida. Ja tegelikult ju ka lihased põletavad ka nii-öelda sedasama glükogeeni, sedasama süsivesikut. Et lihastreening ongi fookus, see nii-öelda hiittreening oli see, et ta põletab meie glükogeeni varu, meil on maksas ja lihastes selline varu ja kui me hakkame siis niisuguse hästi intensiivselt panema, siis hakkab põlema ja kui me glükogeen põleb ära, keha läheb rasva kallale. Ja just, ja põhimõtteliselt ongi, et mida rohkem lihaseid, siis seda paremini nii-öelda seda süsivesikute ülejääkiga põletatakse. Jah, et mul on hea näide sõbra naine, kes kunagi tegeles, ta on Instagramis ka hästi hea pilt võrdlusega, kui ta tegeles maratoni jooksmisega, kui kleenuke ta oli ja ma mäletan ka tema nagu dieet oli ka sihuke, et no, ta ei söönud praktiliselt midagi. No. Ja siis, kui ta hakkas tegema bikiini fitnessiga kuskil 35 pluss naine nagu ja siis, kuidas keha muutus, toidukogused läksid meeletuks. Ma ei saanud aru, et kuidas on võimalik, miks on võimalik nii palju süüa ja juurde võtta, siis oligi see point, lihased neelavad seda energiat endasse. Kui sa tahad rohkem süüa, sa pead fookuse lükkama lihastesse. Ja siin on nagu kohe näide ka, et keegi võib guugeldada, kui tahad, et Michael Phelpsi dieet, kes oli ujuja olümpial, oli see, et ta sõi vist mingi 10 000 kalorit päevas vist ja see oli ulmesummad, vist oli mingi 9 000 või 10 000 kalorit. Ta oli mingi pilt on ka sellest, kuidas ta nagu kogu see toiduvalik, mis tal oli ja kuidas ta sai süüa seda. Üks asi on ujumine, vastupanutreening, ta oli hästi pikka kasvu, tal oli palju lihaseid ja teine, mis paneb põletama veel, oli küll vesi. Selle mõttes, et vesi vees temperatuur on madalam ja su keha näeb rohkem vaeva, et temperatuuri hoida normis. See tähendab seda, et külm vesi, lihased ja su keha põletab räigelt kaloreid kohe. Ja, nii on. Kas me räägime ka sellest, mis seal vanemas eas siis juhtub nende lihastega? Ja, räägi sina nüüd, et miks me peame nagu vanemas eas, et mitte nagu neid kepikõnnid või mingi 10 000 sammu, et nüüd oleks aeg hakata lihaseid lõhkuma. Jah, et põhimõtteliselt ega täpselt ei teagi, et millal, kellel, mis ajal, aga umbes 30-40 aastat, 40-ndates aastates kindlasti juba võiks põhirõhu sinna jõutreeningule panna, sest et tõesti lihaskadu hakkab tekkima. Et muidugi, kes teevad ka aktiivselt jõutrenni, siis nendel seda probleemi pole, aga tihtipeale, mida vanemaks me saame, et seal 50-ndates, 60-ndates, 70-ndates inimesed, ma ei taha nagu üldistada, aga pigemini see treeningkoormus läheb ka väiksemaks ja selle tagajärjel ka kogu see nii-öelda bioloogia ka soodustab siis seda, et me tõesti meie lihasmass vananedes väheneb. Jah, see on siis, ma korra täiendan, et ongi sarkopeenia, et vanusest tingitud lihasmassi kadu ja samamoodi siis meie kasvuhormooni tase ajas langeb. Ehk kasvuhormoon on hästi tähtis meie ka taastumisel ja samamoodi siis lihaskasvamisel, et ajas siis kõik langeb meie bioloogia ja see ongi nagu tähtis, et miks just lihastele panna siis lihastreening jälle tõstab seda kasvuhormooni taset ja testosterooni taset. Just, et kui ikkagi lihastrenni mitte teha, siis
et seal 80-aastasena, kui sa muidu oled veel täitsa vitaalne, siis sinu lihasmass võib-olla on pool sellest, mis sul oli või noh, kolmandiku võrra vähenenud võrreldes sellega, kui sa olid näiteks 30-ne, 40-ne. Et jah, et miks see lihasmass on siis tõesti oluline, et ta ju selles mõttes hoiab meie luustikku, kaitseb meie luustikku, et vanemad inimesed ka tihtipeale murravad luid ka, sest et neil ei ole midagi luude ümber kaitseks, on ju. Et sellepärast on need ka lihased nagu üliolulised ja loomulikult selline parem üleüldine füüsiline võimekus, sa oled vanemas eas krapsakam, aktiivselt teravam ja tuled oma igapäevaste toimetustega nagu palju paremini toime, et kindlasti olete kõik kas siis oma silmaga jõusaalites või videotes näinud, et inimesed, kes ikkagi jõutrenni, vanemad inimesed, kes teevad, nad juba liiguvad palju nagu kiiremini ja nad on palju motoorsemad, et jah, et kes on seal 40-ndates ja peale, siis lisa enda päevaplaani kindlasti jõusaali treening ka. Või siis jõusaali treening, aga jõutreening võib olla ka kodus, et Timo, tahad sa praegu demonstreerida enda? Ja, et ütleme, et vaata, see ongi see, et meil on võib-olla arvamus, et me peame nagu hullult siis nii-öelda, kui me hakkame jõusaali või jõutreeningu peale mõtlema, et me peame siis mingi hantlitega tegema, mingid harjutusi, tegelikult on siuksed vastupanu kummilindid hästi ideaalsed võimalus, kuidas sa seda treenida samamoodi kui hantlitega, et me võtame näiteks hantli kätte, on see 10 või 5 kilone, siis me samamoodi teeme mingi liigutust, aga selle kummilindiga sa saad siis põhimõtteliselt selle momendi teha niimoodi, et sa reaalselt see hantel nagu nii-öelda viia nagu sellesse olukorda, kus kummilint on sama raske kui näiteks 20-kilone hantel. Ja see on nagu minu uus treeningiviis, kus ma nagu siis hästi lühikese ajaga üritan ära väsitada lihast, et ongi lihtsalt põhimõtteliselt sa võtad nii alt kinni, kui sa ise tunned, saad ise siis timmida seda raskust ja see põhimõtteliselt on juba vastupanu treening ja sama lehekülje see sportlik.ee on kõige soodsam komplekt, et kui on huvi, anna teada, ma jätan lingi, et selline 3 vastupanu lindiga komplekt maksis ka 25 €, aga sa saad kodus siis hakata tegema just neile inimestele, kuna ma ütlesin, mina olen ka hästi laisk, ma ei viitsi teha trenni, siis see on minu sihuke game changer treeningu tegemisel, et ma vihkasin jõusaale, vihkan hantleid, kange, peale profisporti, mul oli siiamaani sellest kangisaalist nagu aga see on õpetanud mulle jälle oma lihaseid tunnetama ja see treenib nagu hästi erinevaid nii-öelda, tal ei ole seda gravitatsiooni asja küljes, et ma sellest kunagi räägin rohkem ise ka oma sotsiaalvõrgustiku kontos, sest ma vahepeal postitan neid videosid, kui ma teen nendega, sest ma tahan nagu neid inimesi, kes on minu sarnased, kes tahavad lihtsalt alustada millegiga, aga nad ei tea, kus siis nii-öelda, kui ma ütleme fookuse paneme selle lihastreeningule, siis võiks olla sellise vastupanuga kohe, et ei ole ainult oma keharaskusega kükke. See on nagu, ma ei tea, palju sa pead tegema lõpuks, et saada seda lihaste kasvatas selle stiimulit, et me peame ikkagi looma ka lihasele siukse 3 põhiasja, me peame mehhaanilist stressi, metaboolset stressi ja me peame siis nii-öelda lihaskejõude lõhkuma ehk lihaskasv toimubki tänu sellele, kui me tekitame mikrovigastusi, siis sama kummilindiga on need võimalikud tekitada kodus tööl ükskõik kus koha peal. Just, ja võid ka reisile kaasa võtta. Jah, täpselt. Väga lahe, kindlasti tasub proovida ja äkki saad täna nii-öelda auhinna osaliseks ja saadki need endale soetada. Jah, täpselt. Aga siit, Timo, oli sul midagi sellest teemast veel lisada? Ma tahaks ühte head treeningvahendit, kui sa käidki jõusaalis, siis kui mõelda nagu lihase peale, mis siis kõige ohutumalt, ma arvan, selle pensionäri või vanemas eas inimesele soovitaks ka näiteks ergomeetrit. Ergomeetri põhimõtteliselt 75% sinu kehalihastest töötavad. Ehk hästi suure efekti annab sinu lihastele ergomeetritega tegemine ja samamoodi tuua seda ergomeetrile see heat momenti. Näiteks, et panedki 5 korda, teed 60 sekundit maksimaalselt ja siis taastub natuke ja siis uuesti, et sa
ei tee seda jälle ühe tempoga, nagu me räägime, et ei ole see aeroobne tegevus, see ei ole kehale üldse niisugune positiivne efekt, et muidugi räägitakse hästi palju, et peab südant treenima, aga needsamad niisugused nähvakad nii-öelda treenivad tegelikult efektiivsemalt kogu meie nii-öelda seda lihaskeletti ja meie bioloogiat, et see on nagu hästi. Just, et ta on nagu positiivne mõju mõlemale, nii südamele kui siis meie lihastele, on ju. Et täna vist jääbki kõlama meie puhul see, et see HIIT on see number 1 soovitus. Okei, aga siis ma läheksin selle juurde, et mida ma tahtsin ka veel puudutada, et ka minu enda klientide pealt, kellega ma siis, kellele annan siis toitumissoovitusi ja kellega tihtipeale räägime ka siis trennist, on ikkagi välja tulnud see, et väga paljud siis treeninguga alustades põrkuvad selleni, et kehakaal hakkab hoopis alguses tõusma. Ja siis küsitakse, et mis juhtus, et ma ju siin hakkasin trenni tegema, et miks kehakaal hoopis tõuseb. Et seda ei tasu üldse karta, sest et enamus nagu valdavalt see ei ole püsiv, et see hetkeline kaalulangus võib tõesti alguses tekkida ja ma kohe räägin ka, et miks ta võib tekkida. Aga selles mõttes see ei ole nagu põhjus, miks nüüd kohe kartma hakata ja trenn pooleli jätta, et midagi nüüd mõjub täiesti vastupidiselt minu ootustele. Loomulikult kaal hakkabki tõusma siis, kui sa hakkadki lihast kasvatama, sest et lihas kaalub rohkem kui rasv ja kui sa tegelikult aktiivselt jõutreeninguga lihas kasvatamise eesmärgil, siis kehakaalu tõus ongi see, mida me tegelikult ka taotleme, et seal samamoodi lihastrenniga ka ütleme rasv põleb, aga lihased, mis tulevad meil ka siis, mis meil lihased suurenevad, siis kehakaal sellest tingituna ka võib tõusta ja see ongi normaalne. Et peegelpilt sellest hoolimata võib meil muutuda palju paremaks. Aga mõned siis põhjused et üks nendest põhjustest ongi siis seesama, et me hakkame lihast juurde kasutama ja lihas siis tõesti kaalub rohkem kui rasv, aga samas võtab vähem ruumi, et rasv nii-öelda võtab siis rohkem meie kehast ruumi kui lihas. Ja teiseks põhjuseks, ja mis on üks levinumaid põhjuseid, on see, et keha hakkab alguses vett kinni hoidma. Et sama nii-öelda mõju võivad näha näiteks seda vee kinni hoidmist naised, kui on näiteks selline päevade algus, et sellega ka, et see läheb mööda, et see ei ole selline püsiv. Et samamoodi on selle treeninguga ka, et just näiteks ka selle sama HIIT-i või siis jõutreeninguga just, et võid seal nagu seal kaalu peal näha mingit poolt või kilo juures, aga suure tõenäosusega see juba mõne päeva või nädalaga see nagu kaob. Et ei tasu siis nagu karta, et see jääbki sulle nagu siis püsima. Et mina ka CrossFiti trenni tehes, kui on intensiivsemad trennid, mõtlen, et ma ju põletasin hullult kaloreid, aga järgmine päev mul kaalunumber on näiteks hoopis suurem kui eelmisel päeval. Et seal on muidugi ka teisi nagu nüansse, et kuidas on sool läbi käinud ja sellised asjad. Aga tihtipeale see võibki olla siis näitekski sellest, et keha hoiab nagu vett kinni. Ja üks põhjus võib ka siis selles olla, et me tarbime liiga palju soolaseid toite, mis ka omakorda siis põhjustab seda vee peetumist kehas, nii et tasub selles mõttes ka silmad lahti hoida, et kui palju soola sa ikkagi päriselt sisse sööd, kui palju töödeldud toitu sa sööd, sest töödeldud toitudes on ka peidus väga palju soolasid. Ja kolmandaks on põletikuline seisund, mis pärast trenni võib siis tekkida, et kui me lihaseid lõhume, siis jõutrenniga või HIIT-iga, siis see parandusprotsess, et keha ennast uuesti nii-öelda selle lihase tasemel parandaks, siis see tekitab sellise põletikulise seisundi, mis omakorda võib kaasa tuua siis sellise hetkelise kaalutõusu. Nii et ja just viimaseks võib olla siis ka tõesti seedimata toit, mis ei ole nii-öelda veel välja tulnud, nii et neid põhjuseid võib olla erinevaid ning et seda nagu võib-olla täpselt ei saagi hinnata, mis sinu puhul on, aga lihtsalt siis välja tuua, et see on nagu normaalne, et seda ei pea kartma, et alguses võib-olla kaal on natukene kõrgem.
Timo, on sul selle koha pealt midagi endal lisada või enda kogemusi jagada? Ei ole praegu. Rääkis väga ilusti lahti. Aga siis lähemegi võib-olla viimase teema juurde, sest meie aeg hakkab ka otsa saama. Timo, sa võid vahepeal äkki vaadata, mis küsimused meil on tulnud. Ma olen vaatanud praegu üle midagi. Okay. Jätka rahulikult. Ja siis viimane teemapunkt, millest ka põgusalt siis räägiksime, ongi siis, kuidas siis toituda vastavalt siis nagu valitud treeningmeetodile. Et täna ma muidugi nii detaili ei lähe, et keskendume võib-olla siin täna sest need toitumise stiilid on ka ju väga erinevad sõltuvalt sellest, kas sa tahadki kaalu langetada, tahad sa kaalu hoida, tahad sa massi kasvatada, et selles mõttes need kaloraasid kindlasti on hästi erinevad. Aga kui me nüüd keskendume näiteks siis sellele, et kes tahab kaalu siis, või ütleme siis rasva põletada, kaalu kaotada või siis ütleme siis oma nii-öelda vormi parendada, aga et milline see toitumine siis olema peaks, et kui sa tõesti tahad, ütleme siis rasvaprotsenti vähendada ja sellega kaasneks siis ka kaalulangus, siis minu number 1 soovitus on siin jälgida siis üleüldiselt siis seda glükeemilist koormust, et väga edukalt olen seda ise mitmel korral enda nahal testinud ja tõesti selles mõttes keha nagu pildist on ka nagu näha olnud see, et suuremas osas, vähemalt mulle on tundunud, et see kaalukaotus on toimunud nagu rasva arvelt. Et ma ei olegi kunagi tahtnud väga palju kaalu kaotada, aga selline 2-3 kilo on siis nagu olnud selgelt näha, et seal on ka sellist nagu tugevalt nagu rasvapõletus on toimunud. Ja loomulikult hästi oluline ongi siis treeningute puhul just see, et mida sa sööd just enne ja pärast trenni. Et ütleme, kui sa tegeledki seal näiteks ka hiidiga, et siis oleks sul mingisugune energia, mille pealt seda hiiti ka teha ja vähemalt minul enda kogemusest. Ja et pärast see toit, mis me siis pärast trenni sööme, et ta meie nii-öelda taastumist maksimaalselt siis toetaks. Et kui me räägime siin klassikalisest võib-olla 9-5 kontoriinimesest, kelle lõuna siis ongi võib-olla seal 12 ajal, et see lõuna, ütleme, võikski olla sellises klassikaline lõuna, mina soovitaksin siin järgida inimesel, kes tahabki rasva põletada, kaalu langetada, soovitaksin jälgida taldrikureeglit, sest nii hoiad sa need süsivesikud nii-öelda piiratud, et süsivesikute puhul tasukski nagu piiri pidada, aga mitte kindlasti nagu unustada valke, et valkude osakaal on siin nagu väga oluline. Ja ütleme, et kui see lõuna on seal kell 12, siis ja kui sul trenni näiteks jõuad, ütleme 6, siis minu soovitus on siin see, et sa võiksid enne trenni teha sellise väikese vahepala, sest et sul võib olla keha juba nagu nii tühi, et ja need energiavarud täiesti nullis, et sul ei ole lihtsalt energiat seda trenni teha. Kui me räägimegi näiteks mingist hiidist, et siis ma soovitaksin võtta seal selline vahepala, mis sisaldaks valdavalt siis tasuks rõhku panna süsivesikutele ja valkudele, et see enne trenni toidukord võiks olla pigem siis see snäkk võiks olla pigem kiudaine ja vaesem ja mitte liiga suure rasvasisaldusega, et keha neid elemente siis töötleb kauem ja trennis olles me tahaksime, et meil see seedeprotsess nagu oleks juba võib-olla siis toimunud, et keha ei tegeleks samal ajal raskeks energiat nagu seedimisele, kui me saaksime keskenduda siis trenni tegemisele. Ja mõned näited võib-olla, siis millised need vahepalad nagu võib-olla on head. Et kõige lihtsam selline vahepala, mis alati klassikaline ja alati lihtne nagu kaasa võtta on võib-olla mingisugune siis madala glükeemilise koormusega puuvõli, on selleks siis õun, pirn, peotäis marju, et siin hakkab jälle maasikahooaeg, et miks mitte maasikad ja näiteks peotäis pähkleid sinna kõrvale, et annab jälle sulle väikse energiasutsaka, et seal trennis oleks sul natukene energiat ja samas ka siis midagi nagu valgulist sinna kõrvale, et see kõht pikemalt täis oleks. Teine variant näiteks mingisugune maitsestamata piimatoode, kui sa piimatooteid tarbid, näiteks siis kreeka jogurt, kohupiim, kodujuust, jälle mingite marjadega, võib-olla mõne banaaniviiluga, et jälle oleks seal see valguline osakaal ja süsivesikute osakaal. Väga hästi sobib näiteks smuuti,
jällegi juhin tähelepanu, et see kogus võiks olla siis selline väiksem ports, et kuskil 250 milliliitrit sellise võib-olla 60 kilogrammi kaaluva naise puhul. Ja mis seal smuutis siis olla võiks? Jällegi süsivesikud ja valgud, et pigem siis jah, eelistada selliseid taaskord madala glükeemilise koormusega puuvilju, marjad nagu nii juba on ja kindlasti võiks sinna lisada siis mingisugust valguallikat. Et ja need samad Boosti valgusegud, miks mitte, on ülihead variandid siia lisada. Samuti võib olla selleks mingisugune valgupatoon, samamoodi klassikaline võileib, aga siis jällegi võiksid mõelda, et see leib oleks siis kas täisteraleib, seemneleib ja sinna peale siis panna mingisugust valgurikast muna, hummust, mingisugust kvaliteetset sinki. Ja neid variante on nagu hästi palju, aga jah, rõhku siis tasukski panna sellele, et oleks süsivesik ja valk esindatud. Aga ka jah, et süsivesikutega kindlasti ei tasu nagu liiale minna. Aga jah, kui tegemist on sellise intensiivse näiteks hiiditreeninguga või näiteks minu puhul CrossFitiga, siis mina tunnen, et minul seda süsivesiku väikest kikki on nagu sinna sisse vaja, et trennis oleks nagu energiat. Ja pärast trenni siis oleks hea, kui selline põhitoidukord, ütleme, kui sa saaksid juba seal tunni aja jooksul mingisuguse hea õhtusöögi süüa. Kui sa ei saa, siis soovitaksin võtta kaasa mingisugune jälle väike amps, need samad, mida ma eelpool nimetasin, või siis tehagi endale mingisugune shake kaasa. Siin jällegi sobivad väga hästi Boosti näiteks need treeningtooted või vahepeal proteiinisegu, kui sul tõesti siis on see, et sa näiteks 2 tunni jooksul ei jõua nagu koju või siis kuhugi sööma minna. Aga jah, see pärast... Aga parem nagu oleks natuke lasta ikkagi, et see põleb, sa ütlesid, et põleb edasi peale trenni, et põlemismoment ikkagi lasta edasi natuke ja siis, kui on, et ootad selle toitumisega veel natuke peale trenni. Et mitte nagu selles mõttes jah, kohe trennisaalist otse sööma, aga jah, see on nagu pigem siis, kui sul tõesti jääb sinna nagu mitu tundi nagu vahet, et siis nagu, et keha mitte, et see kõht ei läheks nagu sulle selleks õhtusöögi jaoks nii tühjaks, et sa siis nagu sööksid üle ennast, et seda ka natukene nagu ohjeldada selle vahepalaga. Aga jah, pärast trenni see väike nii-öelda energiaamps, valguamps siis oleks hea, kui sa ei jõua kohe süüa. Aga jah, siis õhtusöök jällegi, kui sa oled seal nii-öelda selles rasvapõletusfaasis, siis jällegi soovitan sellist taldrikureeglit järgida, on nagu ülilihtne. Et minul toimib see nagu kõige lihtsamalt, et mina ka ei viitsi kindlasti mingisuguseid asju kaaluda ja kalorid lugeda, et siis minu jaoks toimib nagu see kõige paremini. Ja võib-olla tekib inimestel küsimus ka, et kas tühja kõhuga võib üldse treenida, et pigem kui sa oledki võib-olla hommikuinimene ja sa teed trenni hommikul, siis vabalt võib teha ka tühja kõhuga trenni, et seal võib-olla ongi nagu hea efekt selles, et sul on olnud see öine paast, su glükogeenivarud on kehas juba läinud madalamaks ja kui sa nüüd teed mingisugust trenni, siis keha jõuab kiiremini nagu rasvapõletuseni, ehk siis tal on nagu vähem seda glükogeeni, mida eest ära põletada ja siis võib-olla on see rasvapõletuseni jõudmine nagu kiirem. Kuidas ta nüüd päeva lõikes nagu muudab, et kas me siis päeva jooksul tarbime siis või kasutame jällegi süsivesikuid rohkem, ma täpselt ei tea. Aga selline efekt võib olla. Timo, tahad sa siin kommenteerida? Ma kommenteerin enda armusi, nagu, et kuna sa ütlesid hiiti teema, siis minul on ka tavapärane lõuna kuskil 12 ja siis ma ka eelistan tavaliselt makrotoitainetest riisi ja kartuli asemel tatar. Tatar on nagu madala glükeemilise koormusega, et see on nagu põhiline lõuna mul, kui ma käin söömas väljas. Ja mina siis ma treenin kuskil kell 6, aga mina nagu olen, ma ütlesin, ma olen laiskveeni ja minul trenn on võib-olla 30 minutit kodus. Aga mina nagu võtan jah, siis võib-olla
seal kella 3 aegu, 4 aegu võtan kuskil 3 pigem, võtan India pähklid, mis siis on kogu pähklide üldises mõttes on väga ideaalne vahepala, kui me mõtleme nüüd selle meie veresuhkru peale ja glükeemilise koormuse peale. Et kui sul tõesti nagu ei ole nii intensiivsed treeningud tulemas, siis siinkohal ma soovitaks, et pähklid oleks kõige paremad just, et kui me mõtleme sellele, me tahame keharasva põletada, see tähendab seda, et kui su veresuhkur on madal, siis põleb sinu glükogeen ja kui sa nüüd annad õhtul enne seda suuremat õhtusööki, annad nüüd kõva trenni otsa, siis sa põletad lihastreeningu just, siis sa põletad väga hästi efektiivselt ja pärast siis peale trenni siis pane rõhku niisugustele headele süsivesikutele võib-olla ja koos rasvaga, mis lõpuks toob sulle hea une ka. Et minul on see soovitus, kuna ma ise nagu enda pealt näen seda, et mulle nagu sobib, aga ongi inimesed on erinevad, aga jah, nagu sa mainisid, glükeemiline koormus on hästi tähtis. Just, et võib-olla siin ka rõhutada veel seda, et eelistada nagu süsivesikute puhul ka neid aeglasti imenduvaid süsivesikuid. Et tõesti tatar, täistera pasta, täistera riis, punane riis, must riis, quinoa, et just sellised nagu enda toidulaual nagu hoida. Ja jah, muidugi võimalikult vähe erinevaid sellist rämpsu ja kiireid süsivesikuid. Mitte, et neid üldse ei tohiks tarbida, aga kõike mõõdukalt. Aga ütleme, ma tahan seda öelda, et pasta tegelikult on rafineeritud toode. Et täistera pasta küll, aga mina nagu väldin gluteeni, aga lihtsalt see pasta on ka tegelikult suure glükeemilise koormusega. Ja selles mõttes ongi, seda ei saa väga palju süüa, aga kui jällegi nagu järgida seda taldrikureeglit, siis sellega saab mängida. Ja muidugi pasta täna võib-olla ongi nii nagu selles mõttes võib-olla juba aegond, et pastat tehakse meil täna erinevatest kikerhernejahudest ja asjadest, et valida nagu, et ei pea olema see nisujahu toode, et need on nagu nii paljudest erinevatest teraviljadest. Ma läätsepastat ma ostan nagu, et tekitada seda makaronisu. Just. Aga kas võtame nüüd küsimused? Jah, ütleme, et siin üks küsimus põhilisem, et kuidas jõutrenni ja erineva pikkusega paastumisi ühendada? Kas näiteks 12 kuni 12 tunnise paastu lõpus on tervislik trenni teha, kui samas soov on lihaseid kasvatada? Ma vastaks siin, et ütleme, et lihase kasvatamist ei tähenda seda, et kui sa juhuslikult kui sa sööd teatud ajahetkel õiged aminoopped saad kätte, siis su lihas ikkagi kasvab. Kuigi sa võib-olla algul nagu näljas hommikul olles, aga kõik oleneb sellest täpselt, et kas su ainevahetus on juba selles faasis, et sa siis oled sinu ainevahetus toimunud adaptsioon ehk inglise keeles sõnas on metabolic flexibility, mis siis annab sulle võimaluse hommikul üha kõhuga trenni teha. Aga põhimõtteliselt see ei tohiks lihast rõhkuda. Muidugi siin on teine küsimus see, et kui pikk see lihastreening on, et kui sa seal vedad, ma ei tea, 1,5–2 tundi, et kui suure nagu intensiivsusega sa jaksa seda trenni tühja kõhu pealt teha. Et tasub seda ka kindlasti jälgida, et kui sul tõesti on nagu energiat nagu neid raskusi tõsta ja koormust nagu suurendada mingil hetkel, et siis võib-olla ei olegi küsimust, aga jah, võib-olla pigem enesetunde järgi seda vaadata. See on nii individuaalne. Mu sõber käib ka jõusaalis hommikuti ja küll ta lõhub seal kõvasti nagu maksimaalselt peale seda siis. Aga see on täpselt sellest, et mis seisus me ainevahetus on. Et see on nagu see kõige tähtsam asi, et inimene, kes alustab, juhuslikult teeb esimest korda paastumist ja järgmine päev mõtleb, peab trenni, siis pigem nagu ei ole. Aga kui sa harjud ära, et keha tahab harjumust, ainevahetus tahab samamoodi harjumust nagu lihastreeninguga, sa ei saa kohe kõige suuremaid raskusi panna, sa pead nagu välja harjutama, et sina nagu samamoodi teed natuke seda paastumist, eks ju, nagu oleme rääkinud, eks me kunagi tulevikus vist räägime sellest võib-olla ka pikemalt. Täna ma ei jõua selle puutuda. Aga rohkem siin ei olegi midagi.
Võib-olla selle küsimuse peale ka, mis meil tuli väljaspoolt seda laivi, et kuidas seda, et kui ainevahetus on aeglane, on ju, et millele siis tähelepanu pöörata, et siin ongi selles mõttes, ma ei tea, kas too küsija, kas ta teeb mingisugust trenni, aga ma arvan, et iga aktiivne tegevus juba aitab seda ainevahetust kiirendada, et jõutreening kindlasti siin on eelistatud, et jah, ainevahetus nagu jõutreeninguga siis ka kirjanduse järgi on aga aktiivsem jõutreeninguga. Aga muidugi tasub üle vaadata ka teised asjad nagu toitumine, kas sa saad piisavalt kiudaineid, et kiudaineid võiks saada kuskil keskeltläbi 30 grammi, et vaata see üle, kus neid saab, ongi puuviljad, juurviljad, pähklid, kaunviljad, et need kindlasti teraviljad endal menüüs hoida, pluss kindlasti vaadata üle veetarbimine. Et need on sellised nagu põhiasjad, et liikumine, kiudained, veetarbimine, mis, kui need saad kordas ja siis kindlasti see ainevahetus on palju parem. Kindlasti kilpnäärme ka kontrollida, kilpnäärme teeb seda otsust, kilpnäärmel on hästi suur roll. Kilpnäärme kaudu toimubki nagu ainevahetuse reguleerimine. Et siis see No nii, aga ma arvan, et siis võime kokku võtta. Rohkem küsimusi ei olnud. Ei olnud jah praegu, et oli tore jälle sinuga, et vaatame, mis veel uued teemad on siis, kui jälle tuleme siia rääkima ja siis kommenteerige veel järele, et mingi hetk ma annan teada, kuna me selle loosimise lukku paneme, et paljud inimesed saavad otse vaadata, et homme võib-olla töö ajal keegi kuulab järgi, et anname mõned päevad järgi aega, et samamoodi kirjutage veel küsimusi, me vastame Eleriga neile ja võib-olla siit tuleb mingid tuleviku teemaks mingit hea küsimus, millele me siis pöörame rohkem tähelepanu tulevikus. Ja ma loodan, et said natukene võib-olla inspiratsiooni, et enda liikumisharrastust nii-öelda käima tõmmata ja võib-olla siis teadlikumalt mõtestada enda jaoks, millist trenni siis valida, mis sinu siis eesmärki toetaks. Aga olgu, siis võtame otsad kokku ja näeme järgmises laivis. Tšau. Tšau.